Oh jah, nüüd see ohe tuli küll nüüd südamest. Äh, Siin on, tähendab, ma olen natuke raskes seisus. Ma olen selle küsimusega tegelenud, pluss puhtalt sotsiolingvistilisest aspektist õige pikka aega. Ja seetõttu ongi raske seda kuidagimoodi seda kollaborantluse küsimust panna mingisugustesse kindlatesse raamidesse või anda talle mingisugune kindel sisu. Milles küsimus on? Ma olen umbes 20 aasta jooksul pakkunud välja 30–40 poliitikule võimaluse tulla saatesse, ükskõik mida ma parasjagu teinud olen, et räägime sellest kollaborantlusest ja sellestki, et tänase päevani isegi okupatsiooni kui sellist ju tegelikult ei tunnistata. Ma viisin ise kunagi, ma mäletan, see oli aastaid tagasi, mind huvitas ainult üks küsimus, et kas okupatsioon, kui räägitakse okupatsioonist, kas peetakse silmas tegelikku okupatsiooni juriidilises mõttes koos kõikide sealt tulenevate järelmitega, sanktsioonidega kollaborantide suhtes ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Või on see üks kena patriootiline kõnekujund, mida on väga mugav ja sobilik kasutada kõikvõimalikel aastapäevadel, pidulitel koosolekutel, koosviibimistel, siis kuskil mingitel ühiskülastustel kuskil ja nii edasi, nii edasi. Eesti Vabariigi Riigikohus minu kaasust arutusele ei võtnud, kuid ringkonnakohtu otsus oli selline, et Eesti Vabariigi okupatsiooni, Eesti Vabariigi vastu okupatsiooni toime pandud ei ole. Nii et võib rääkida sellest okupatsioonist ükskõik kui palju, keegi poliitikus koha peal hakkab sealt sõna võtma. Mul on selle kohta 3 lõviga varustatud paber. Asutuse nimi on Ringkonnakohus, mis on selle välja andnud. Teiseks, toon veel ühe näite. Kõikide seniste Eesti Vabariigi prokuröridele, peaprokuröridele, riigiprokuröridele oleme koos Mart Niklusega Eesti Vabariigi alguspäevadest alates, nüüd taas iseseisvunud Eestis, esitanud avalduse, mitte pöördumise, mitte selgitustaotluse, mitte midagi taolist, vaid avalduse. Palun alustada menetlus seoses Mart Olev Nikluse, Eve Pärnaste, Jüri Kukke, Enn Tarto ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Vastu pandud okupatsiooni ajal nende vastu toime pandud repressioonide asjaolude väljaselgitamiseks, neid toimetanud isikute ja isikute ringi võimalusel ja vajadusel vastutusele võtmiseks. Kas ma nüüd väljendasin selgeks enam-vähem? Kuni viimase prokurörini Astrid Asi on praegu, on kõik vastused olnud copy-paste. Eesti Vabariigi prokuratuuril ei ole andmeid selle kohta, et teie poolt nimetatud isikute suhtes oleks rikutud või riivatud nende põhiõigusi. Sellega seoses ei näe Eesti Vabariigi prokuratuur mingit vajadust ega võimalust menetluse alustamiseks. Mõnikord teiste prokuröride puhul oli veel alguses täname pöördumise eest. Ja kui me oleme kohe kirjutanud, et me ei ole esitanud pöördumist, vaid avaldust. Mart Niklus, kadunuke rahu tema põrmule, kes hiljaaegu meie seast lahkus, kirjutas veel omakorda kirja, et miks oli mind vaja siis rehabiliteerida, kui minu arreteerimine, uurimine minu üle ja kogu see nõukogude vastane tegevus oligi seaduse vastane tegevus ja milleks siin üldse mingid repressioone veel hakata uurima, kui kõik oli tehtud lege arte ehk vastavalt seadusele, nagu kord ja kohus ette näeb. Kas on ühtegi kohtuprotsessi läbi viidud või korraldatud okupatsiooni ajal kollaborandi suhtes, kes on aktiivselt kaasa aidanud nõukogude võimul, on osalenud küüditamises,
või teistes inimsuse vastates kuritegudes, neid on küll ja küll, mitte ühtegi. Küsimus on nüüd nimetustes. Kollaborant, nagu siin eelkõnelejad rääkisid ka, et endine partei ladvik, jah, nad olid kommunistliku partei, kes oli büroo liige, kes keskkomitee liige, kes veel kuskil niimoodi. Hiljem on kõik see lihtsalt ümber nimetatud, suur ümbernimetamine, ütleme nii, algas juba sellest, kui ülemnõukogu nimetati ümber Riigikoguks. Inimesed seal olid suuresti needsamad. Miilits nimetati ümber, milleks politseiks. Järjekordselt inimesed seal olid kõik needsamad ja järsku oli jutt mingisugune hoopis teine, kõik oli just, mingeid kollaborante pole olnud. Hiljaaegu esitasin küsimuse, mis tegelikult pärineb Einar Laidnult, esitasin nii Siseministeeriumile kui ka politseiametile, et kui grupil kodanikel, aktiivsetel kodanikel tekib mõte panna üles skulptuurigrupp, kus oleks 3 inimest, Johannes Lauristin, Olga Lauristin ja Süles Laps, kes on Marju Lauristin, kas sellist tohib panna, kas see on poliitiliselt õige või mitte? Vastus, ametlik vastus, pange nüüd tähele selles, et okupatsiooni ega kollaborantsusest keegi ei räägi, okupatsioonist ka mitte. Tegemist on, kui nõukogude ajal aktiivsetele kodanikele keegi tahab püstitada mälestusmärki, tuleb see kooskõlastada kohaliku omavalitsusega, lahendada maaküsimus ja kui see kõik on tehtud, siis miks ka mitte. Panete tähele, kuidas sõnad ja terminoloogia on muutunud. Ühel puhul karjutakse meile homme, 24. Homme 23. 24. kuidas oli okupatsioon ja kuidas me kõik elu leime. Ametlik seisukoht, ametlik paber, jälle kõik allkirjad ja rekvisiidid küljes, ütleb, et tegemist oli nõukogude ajaga. Ja siis olid aktiivsed inimesed. Teisel puhul öeldakse, et nad olid kollaborandid. Tuletame meelde, kuidas kollaborantidega käituti mujal. Alates näiteks Tšehhist, kus nad ei lastud 10 aasta jooksul kõrgemaid parteilasi, ei lastud mingitele riigikohtadele ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Rääkimata Prantsusmaalt kohe, kus naistel juuksed peast ära laeti, kiilaks aeti, need, kes olid töötanud lõbumajades ja Saksa sõjaväelastega ainuüksi tiiba ripsutanud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et siin on terminite küsimus ja kõik käib täpselt nii, nagu vaja. Iga uus võim, mis tuleb, tema üks esimesi tegevusi on kehtestada monopol ajaloole, see annab õigustuse kõigele järgnevale, kõigele sellele, mida nad tegema ja korraldama hakkavad ja nimetatakse asjad ka lihtsalt ümber. Seejuures toimub veel üks ümbernimetamine, näiteks politiseeritakse kõik see, kellest need nimetused omad sõltuvad, näiteks meie tingimustes Eesti Keele Instituut, see on samuti politiseeritud asutus, seal pole ammu, korraks vaid vahepeal nüüd oli ka üks lingvist, aga ta likvideeriti otse kohe, kuna ei olnud poliitiliselt ilmselt piisavalt pehme ja piisavalt manipuleeritav. Ehk siis kollaborandi eidos ehk idu oli temast puud.